Heki all mõistetakse tavaliselt mahupiirkonda, mida väljastpoolt piiravad heki välisküljed ning mille keskpunkt on võrdeline heki väliskülgede sisemise keskpunktiga. Heki välisküljed on seestpoolt täidetud niinimetatud sisehekiga, mille keskpunkt ühtib samuti heki universaalse keskpunktiga. 1859. aastal täheldas laevaga möödatõttav Poola talupoeg Jerzy Pavel esmakordselt kaldapealse heki üleüldises mahupunktide kokkukuuluvuses mitmeid tugevaid nihkeid amplituudiga SO võrdub L ruudus. Heki väliskülgede keskpunkt asus igal pool, järelikult võis ta kasuda ei kuskil. Esialgu ei osanud Jerzy Pavel neid keskpunkti liikumisi muud moodi seletada kui magnetlainete tihenemisega, mis oli 50. aastatel määravaks meteoroloogiliseks faktoriks kogu Lõuna-Euroopa mandripiirkonnas. Magnetlainete tihenemine oli sellal juba põhjustanud 3-4 erineva raskusastmega katastroofi, mille algpõhjused seletas Jaapani teadlane F. Sakato välja alles 1874. aastal. Peaaegu pool sajandit hiljem leiti Sakato märkmed Itaalia diktaatori Benito Mussolini poolt prügikasti visatuna ühes Schwarzwaldi bangalos. Lisaks märkmetele leiti prügikastist veel huulepulga jälgedega pits taskurett ja katkine uur. Huulepulga värvi DNA analüüs kinnitas, et tegu oli Poola talupoja Jerzy Paveli geneetilise koodiga, mida tugevad nihked heki keskpunkti liikumisel olid pöördumatult mõjutanud. See ei olnud aga kaugeltki kõik. Märkmed õnnestus dešifreerida ja vähemalt osaliselt säilinud varessejalgade põhjal võis arvata, et tegu oli Jerzy Paveli märkmetega, mis tal seletamatul moel oli õnnestunud postitõldade ja aurulaevade ajastul 3,5 päevaga Barentsi mere äärde Sakato kätte toimetada. Kuidas sattusid märkmed hiljem Mussolini kätte, on siiani jäänud välja selgitamata. See juhtum hakkab juba aegade hämarusse vajuma. Kas keegi soovib veel sõna? Uksed lahti teha, mis saab vastu.